Tervist, mina olen Martin ja tere tulemast minu kanalile. Käes on 4. osa komposiitidest. Antud osas ma tutvustan siis enda vormi tegemist. Aga enne kui ma näitan, kuidas ma ise vormi teen, räägin ma läbi mõned vormiteooriad, et mida arvesse võtta siis vormi tegemisel. Et esimene asi, mida võiks arvesse võtta, on see, et millise kvaliteediga sa vormi tahad saada. Et need kvaliteet on siis erinevaid, eks ole, et on siuksed, ütleme siis üsna robustsed, mida on kaugelt võib-olla vaadata, eks ole, mitme meetri õigluselt või kuskilt posti otsast, mis iganes. Ja siis võib-olla on mingid autodetailid või mingisugused väga siuksed väiksed asjakesed, mida sa hoiad võib-olla käes, mille kvaliteet peaks olema palju suurem. Et nendel natukene erinev. Et robustsematele asjadele saab robustsemalt läheneda. Ja siis teine asjaolu on see, et kui palju sa neid detaile sealt pärast saada tahad. Et kui võib-olla on ühe detaili jaoks, siis võib-olla lihtne on vormi teha niimoodi, et vormi mingit erilist ettevalmistust tee, et lõhud vormi ümbert ära ja ongi kõik. Aga kui sa tahad neid vorme mitmeid saada, ühest vormist tahad mitmeid detaile saada, siis tuleb natuke teistmoodi läheneda. Ja siis mul ongi siin, teen ühe näite mingisugusest ühest kujundist. Muidugi siin saan ainult lõike põhiselt seda teha. Ja ütleme, et meil on mingisugune selline kujund. See on lihtsalt mingisugune suvaline asi. Ja teeme siia midagi veel juurde. Teeme, et mul on siin mingisugune siukene flants. Ütleme, et meil on selline detail. Detail on ise siukene. Sisemisi osasid tal ei ole. Et ta on mingisugune siukene konstruktsioon. Mis siin siis esimene probleem on see, et siin on siukene nurk. Et siin on siukene sisenurk. Sellega tekib siukene nii-öelda lukukoht. Ehk siis, kui sa tahad pärast siis nagu kätte saada, siis sa peaksid teoreetiliselt selle vormi siit ülespoole nihutama. Aga sellega tekib probleem, kuna siin on siuke lukukoht, siis paratamatult jääb siia nurga taha kinni. Ehk siis tähendab seda, et see vorm tuleks teha kaheosaline. Ja et vorm oleks kaheosaline, siis mina teeksin, muidugi nüüd oleneb inimesest või siis sellest detailist, et teeksin kas siis vormi umbes sellise. Et siin on siis 2 vormi. Et see on siis nagu üks vormikiht ja see on teine vormikiht ja siis siit samamoodi. Et teeme selle ära. Et ta on siis nüüd, et siin on siis 2 osa vormi, et see on vorm 1 ja see on vorm 2. Ja siis siit oleks liitekoht. Mina teen need Bolti meetodil. Ja ütleme, et siit oleks liitekoht. Et see on siis siukene kaheosaline vorm. Et kui siukest asja ei teeks, siis ma ei saa öelda, et seda kätte ei saa. Et kui vorm on piisavalt õhuke, siis seda on võimalik võib-olla painutada. See võib-olla oleneb ka teistest sellistest, et see on nüüd ristlõige, eks ole, mingis sektsioonis sellel detailil. Võib-olla see detail libiseb pikkupidi välja. Et niisuguseid asju tuleks arvestada. Ja selline, aga selline on siis üks soovitus, kuidas vormi teha, et kaheosaline. Nii, siis üks probleemkoht näiteks, mis minul hiljuti tekkis. Tegelikult tekib see selles videos, mis siit nüüd järgnevalt hakkab tegema. Et minul oli selline situatsioon, et vorm on selline või detail on selline. Ja see koht oli ääretult kitsas. Tegelikult oli lausa niimoodi, et see läks niimoodi. Ja mis selle koha peal tekib, kui see on nüüd detail, eks ole. Ja kui ma nüüd teen pärast vormi, ütleme, et vorm on täpselt samasuguse kujundiga, siis vormi sisse, et saada järgmist detaili teha, on vaja eraldusainet. Muidugi eraldusaineid, nagu ma eelmises videos ütlesin, on mitmeid erinevaid. Mina kasutan PVA-d, mis lastakse pulveriga peale. Siis mis siin probleem tekib see, et pulver ei mahu siia ära, et piserdada
selles suunas eraldusainet, siis noh, pulber lihtsalt ei mahu sellesse nurka ära, siis mina tegin kaheosalise vormi. Ma panin selle vormi eraldi, piserdasin PVA peale ja siis liitsin, et kaks detaili omavahel. Et siukene väike probleem tekkis ja niimoodi ma selle lahendasin. Et see on ka põhjus, miks siis näiteks teha, isegi kui detaili võib-olla saad kätte vormist, siis miks teha mitmeosaline vorm. Nii. Järgmine probleemipüstitus. Nagu ma eelnevalt olen ka maininud, siis detailist vormi võtmisel jäävad vormi sisse absoluutselt igasugused defektid. On see siis mingisugused värvi üleminekud või on see mingid täpikesed, isegi kui värv näiteks on apelsinikoor siukene kergelt sillerdav, et ei ole päris ideaalselt sile, siis isegi see apelsinikoore efekt läheb vormile edasi ja muidugi kui pärast vormist teha detaili, siis uus detail on samasugune. Muidugi esimene lähenemine oleks see, et sa ikkagi lihvid selle detaili ilusti ära ja võib-olla ka poleerid, et siis ta jääb väga ilus ja sile ja siis on kõik järjest on ülejäänud probleemid välditud, aga ütleme, et ikkagi on see suur probleem, et on mingisugune, ma joonistan siia mingisuguse lihtsama detaili. Ütleme, et ei ole see apelsinikoor, vaid on mingid üksikud siuksed täpikesed toote peal, millest sa hakkad vormi tegema. Mis siis probleem on see, et tahaks nagu täita, eks ole, täidaks siis selle näiteks autopahtliga ära. Aga kuna see täpik on üliväike, siis see võib-olla ta on hästi madal hoopis. Et siis see pahtel ei taha sinna põhja üldse kinni jääda ja ta võib-olla küll jääb sul esialgu sinna peale, aga kui sa hakkad lihvima, siis pahtelitükk tuleb siit välja. Siis üks võimalus on lihtsalt see koht suuremaks teha. Et mingi tremmeliga teed siia väikse kraatori, et teed selle nagu augu suuremaks ja siis täidad ära pahtliga ja siis on nagu hästi. Aga see võib natukene tüütu olla. Et siukene ikkagi möllamine. Siis teine võimalus on see, et sa jätadki selle ava või siis augukese või mis iganes see on parasjagu. Jätad alles ja teed vormi ära. Vormil tuleb see samasugune, täpselt samasugune siis nurk siia sisse. Ja pärast siis, kui vorm on valmis, siis vormil lihvid selle lihtsalt maha. Ja nii lihtne see ongi, et ei pea liiga palju aega panustama selleks, et see detail, millest hakata vormi tegema, et liiga palju aega kulutama selle ideaalseks tegemiseks. See on siuke võib-olla väheväärtuslik töö. Autodetailidest ja autodetailid on plekist, siis plekil on sees tal ei ole ideaalselt sellist teravat nurka. Plekil on sees painderaadiused. Teeme natuke ilusamani. Siin on mingisugune painderaadius, siin on mingi detail ja ta ei ole selline terav. Nii, ütleme, et sa teed sellesse kohta siis kaheosalise vormi. Siis mis tekib probleem? Ütleme, et sa tahad, siit on üks vorm, tahad, et siit tuleks üks vorm ja siis siit poolt tuleks nüüd teine vorm, eks ole. Siis siia tekib siukene nurk. Selle nurgaga on siukene häda, et see on niivõrd väike, et siia ei taha esiteks keelkate väga hajuda. Et siis ma olen traadiga läbi tõmmanud ja siis kui ma keelkatet panen sinna vahele või katan keelkattega nii-öelda, siis ma tõmban traadiga läbi, et õhumullid kätte saada. Aga mis teine probleem tekib see, et siia tekib niivõrd terav nurk, et kui sa hakkad pärast seda vormi eemaldama, siis see võib ära murduda. Ja siis siukene huvitav trikk on, et näiteks teha hoopis vorm selline. Et siis ei ole sellist teravat nurka siin, vaid see vorm on selline. Ja siis on, seda ma täidan lihtsalt seda tühimikku
ma täidan selle plastiliiniga. Et siis ta jääb siukene tugev koht ja sellega tegelikult tekib ka niukene liitekoht, et kui pärast on vaja kahte poolt omavahel liita, siis neil ei teki sellist, ütleme siis ekstsentrilist liikumist ümber oma telg. Kui telg on siin, siis need kaks elementi omavahel ei hakka liikuma, vaid nad on vähemalt selles piiris on nad omavahel lukus. See muidugi ei tähenda seda, et sinnapoole ei oleks võimalik liikuda selle osal siin. Nii. Kus juures seda on päris keeruline saavutada, sest et see plastiliin tahab seda rullima minna. Vot, et see on siukene käsitöö päris korralik. Aga mina olen seda pigem vältinud ja ma olen teinud sellise terava, aga noh, see teravaga on keeruline. Nii, siis vormist veel nii palju, et vorme saab teha põhimõtteliselt kahte moodi. Ütleme, et meil on lihtne detail. Mingisugune siukene detail, meil on siuke ristlõige. Siis kõige siuke prostam lähenemine, kõige lihtsam lähenemine on see, et sa ei tee selle detailiga peaaegu põhimõtteliselt mitte midagi. Noh, nii palju kui ikka võib-olla valmistad ette, eks ole, et eraldusainet panna peale ja kõik. Siis teedki selle sama siia peale lihtsalt. Ta jääb küll natukene siin lokkima, eks ole, et keelkatte ja kõik need riidekihid paned selle detailile peale. Ja noh, detail on sul kuskil laua peal ja ta lihtsalt möögleb kokku, üleliigne riie või siis matt või mis iganes sul on parasjagu. See lihtsalt tilpneb üle ja pärast siis, kui materjal või see vorm on ära kuivanud, siis lõikad need maha. See ei ole iseenesest väga hea lähenemine. No selles mõttes ta on lihtne, et sellel on vähe ettevalmistust. Aga ja temaga tekib kohe ilusti see lõikamise piirjoon, ehk siis kust kohast lõigata toodet pärast, ütleme siis, kui sa teed toodet, et kust kohast lõigata niimoodi, et see oleks õiges mõõdus. See on nagu hästi lihtne, aga mida siin teha ei saa, on see, et siin ei saa teha vaakumvormimist ja tegelikult selline lähenemine jääb siukseks. Need servad on nõrgad, need nurgad on nõrgad tegelikult ja need võivad hakata nagu murenema ja siis noh, kui nad kuskile vaiget ka veel lööd maha, kukub maha või midagi sellist, siis need nurgad on asi, mis pihta saavad. Ehk siis mina soovitan alati teha flansiga. Flansi tegemist on nüüd kahte moodi. Kas sa teed selle flansi siia ja siis see vorm on sul selline siit kuskilt. Või sa teed selle flansi, teed lihtsalt selle detaili pikemaks. Niimoodi flansiga ja siis sa teed selle vormi ka pikema, noh samamoodi nagu flans on ja siis sa pärast lõikad need üleliigsed servad maha. Ja siis on nagu see flans on nagu pikalt tugev ja kui sa nüüd teed siia sisse vormi sisse detaile. No see, kuidas sa selle piirjoont määrad ära, see on su enda asi. Et teed mingi vildikaga mingi joone või teed mingid lõikamisšabloonid, kuidas pärast maha lõigata parajasse mõõtu. Aga siin on see positiivne asi on see, et sa saad selle materjali tihedaks kaugemale, kui on see detaili nii-öelda valmis detaili piirjoon. Ehk siis sa rullid seda vaiku ja riiet kaugemale ja pärast siis lõikad ilusti maha juba tiheda serva. Et kui sa lõpetad selle siin samas ära, siis noh, servadesse üldjuhul jääb, kui sa teed matiga, siis mati puhul servad on õhukesed juba sellepärast, et seal on kivud on ära rebitud, et kivusid on vähem servades. See ongi see, et sa teed selle kaugemale ja siis siit on nagu, ütleme, kui lõiki koha pealt on siis ikkagi täielikult tihe niimoodi, nagu see toormaterjal sul oli. Ja
ja kui sa teed pikemalt ka, siis sa saad teha vaakumtõmmet. vaakumtõmbe jaoks on ruumi vaja kuskil sihuke alates 10–15 sentimeetrit seda pinda. See on siis erinevate riiete ja kattete liimimiseks, et see ruum oleks olemas ja siis voolikud ja asjad. Et 10–15 sentimeetrit on vajalik see ruum. Ja mina siis teengi seda keerulisemat versiooni. Ma teen, minu vormi põhimõte on see, et ma saaksin teha alati vaakumtõmmet. Et kui vaja peaks olema, kui ma juba teen vormi, siis ma teen selliselt, et see oleks vaakumtõmbe jaoks. Ja vormi teooriaga põhimõtteliselt on kõik, et järgnevad siis kogu oma tegevuse ma loen peale, et tuleb siin sihuke, ma kujutan, et päris pikk video vist peaks tulema. Pole veel kokku pannud. Ja ma siis nagu loen peale teksti selgitavalt, mida ma siis parasjagu teen, et timelapse'is see asi käib. Ma loodan, et ei hakka liiga aega, et meeldib ja huvitab ja värki-särki ja kõik muud ka. Et paneme siis timelapse'i käima. Ja siis timelapse hakkas käima ja siin ma puhastan eelmise vormi flanssi, et selja taga paistab mul siis vasakpoolse tiiva vorm, ehk siis ma kasutan peegelpildis oleva detaili flanssi, mis mul üle on jäänud. Siin ma puurin vaikselt augud sisse, et ma ei liimi mitte äärest, vaid ma surun kuumliimipüstoliga siis läbi avade. Ja siis liim jääb sinna detaili ja flanssi vahele. Siis ta liimib niimoodi kindlalt, kui ma hakkaksin liimima, siis see flanss ei jääks eriti tugevalt sinna, ta hakkaks nagu ära murduma. Siin ma parasjagu teen mingisugust uksepoolset serva. Üritan mõõta võtta, võrdlesin eelmise vormiga, et kuidas ma ennem olin teinud. Lõikan selle asja kitsamaks, paraja jupi endale. Tellistega ma toetan selle sinna vasta, ja üks tellis on ka nagu näha selle poritiiva peal. Ta jääb lihtsalt niimoodi paigal, et see poritiiv mul minema ei liiguks. Ja poritiiv on mul selle mingisuguse vaiba peal, et ma lihtsalt seda mööda lauda ära ei kriimustaks ja määriks. Mida ma siin nüüd vahepeal ei rääkinud, siis kui ma rääkisin nendest töövahenditest, mis mul on, siis siin vahepeal paistis üks lauajupp. Selle lauajupi eesmärk on siis selline, et mul on tehtud sinna umbes 20 mm laiune soon ja ta on 1 mm sügavune, siukene umbes 1 mm sügavune. Ja tema eesmärk on siis selline, et ma surun sinna sisse selle plastiliini ja kui ma lõikan selle plastiliini siis nagu lauaga tasa, siis mulle tuleb siukene 1 mm paksune plastiliini riba. Mis siis ma sellega teen, on see, et ma panen selle plastiliini riba sinna flansi ja detaili vahele. Et kui ma paneksin flansi detaili külge ja hakkaksin seda plastiliini sinna lihtsalt suruma, siis plastiliini esiteks ta ei lähe sügavale, ta ei lähe nagu läbi, eks ole, sellest detailist, vaid ta jääb sinna esimesse serva nii-öelda kinni. Ja kui ma hakkan nüüd puhastama üleliigsest sellest plastiliinist maha, siis ta tahab sealt servast välja tulla. Ehk siis, ja kui ma teeksin lihtsalt nagu suruksin käega selle, ütleme siis muljuksin käte vahel mingisuguse ribad, siis need ei ole ühtlase paksusena. Ehk siis see lauajupp annab mulle võimaluse anda sellele ühesugune paksus. Ja siis on see flanssis igas positsioonis detailist alati ühesugusel kaugusel. Ja siis, mis ma siin nüüd vahepeal teinud olen, et mul on 2 servast on flansid tehtud ja ma teen siis porikoopa pooltet flanssi. Ja sinna ma siis kuumliimiga liimin sisse puuklotsid. Puuklotsid on sellepärast, et esiteks piisavalt suured, eks ole, et ma saan 2 küljest, et ühelt poolt on siis vastu detaili, teiselt poolt siis vastu flanssi ja siis puuklotsi sisse ma keeran kruvid. Ehk siis see puuklots on natuke madalamal, kui on detailipind. Ja siis kui ma keeran kruvi läbi, siis kruvi tõmbab selle
punase plastikust flansi vastu detaili. muidugi selle detaili ja selle flansi vahel on siis plastiliini riba ka. ja siin on mul siis iga 10 cm tagant on mingisugune väike klotsikene tehtud, et seal on natuke oli keeruline, et kuna see detail on selle koha pealt niisugune, ütleme 2 cm paksune, siis kaunis keeruline on niimoodi paigutada, et kruviisi läbi ei keera. Tegelikult mul seal 2 kohas ka õnnestus, et ma keerasin, ma ei keeranud kruvi otseselt läbi, et ma ikkagi üritasin sihtida, aga ma sain ikkagi kruviga nii palju pihta, et teiselt poolt viskas tüki välja sellest polüestrist ja komposiitmaterjalist. nii, ja siin ma vahepeal nüüd siin soojendan siis selle jaoks, et saada seda plastikut siis kujusse. Mingid tellised ma olen peale visanud, et siis tellised hoiavad seda plastikut nii kaua kinni, kuni ta siis nagu maha jahtub. Et ta nagu nii kaua, kuni ta on lihtsalt soe, ta on siuke pisut küll sült, aga ta ei veni nagu lihtsalt. Kuna ta on siukene umbes 3 mm paksune materjal, siis ta tahab ikkagi pigem olla selline sirge. Et siis tellised peale ja tellised siis hojavad siis seda nagu vasta seda siis detaili. Ma olen vahepeal selle uuesti maha võtnud. Ma leidsin, et ma peaksin vist mingi klotse sinna juurde liimima, et ei olnud piisav see, mis ma enne olin teinud. Panen ka juurde see plastiliini. Ja kohe ma peaksin selle plastiku uuesti tagasi panema. Jah, panin plastiku tagasi. Ja siis ma liimin selle otsast kinni. Kusjuures mul siin juhtus veel isegi väike õnnetus, et mul tuli üks vineelist klots, mida ma liimisin sinna külge, et see tuli mul liimist lahti, et ma üritasin seda uuesti liimida. Et siis ma lõikasin sealt mingisugune tüki välja, et ma ei tahtnud seda tervet seda flanssi nagu eest ära võtta, aga selle klotsi ja ligi saada oli nagu keeruline. Jah, nii. Siin siukene natukene teises versioonis. Ega mul siin ausalt midagi väga tarka rääkida ei ole. Et töö paraku selline on. Siin on mingi üleliitne koha, tõmban teibiga kinni. See teibi koht jääb ilusti näha tegelikult pärast vormi sees. Aga see pole minu jaoks oluline. Mis ma nüüd võiksin vahepeal juurde rääkida, et siin plastiliini siis muljumine servadesse. Ehk siis mul on kasutusel selline lambarsti tööriist tegelikult viibist tellitud. See on siukene labidas, ma võiks öelda. Et plastiliin ei jää nüüd, ta on nagu natuke lokib, ütleme niimoodi. Ja kui ma hakkaksin seda otse ära lõikama, siis võib juhtuda, et seal tekivad mingisugused tühimikud. Ja siis selleks, et neid tühimikke vältida, ma nagu selle üleliigse serva muljumise nagu sisse enne maha lõikamist. Ehk siis ta täidab selle suures osas ennem ära. Ja siis ma lõikan alles selle maha. Et siin ongi nüüd näha, et selle detaili siis servas on mingisugune must koht, et tegelikult sealt on see plastiliin puudu. Ja siia ma panen siis labidaga juurde seda plastiliini. Panen labida peale väikse tükikese, sest et mu näpud ei mahu lihtsalt sellistesse nurkadesse. Ja siin siis jäätise pulgaga teen selle raadiuse ilusaks ehk ühtlaseks. Ja kalts on siis selline hea asi, et temaga on võimalik, kui nüüd selle plastiliini veel üle lasta, siis ta võtab selle viimasedki konarused ära, et kui seal on mingisugused sisselõikekohad või mingisugused, miks iganes väiksed puudjäägid on, siis kalts võtab selle ilusti ära ja ta võtab ka maha selle ära määrdunud plastiliini. Nii, siin ma nüüd hakkangi remontima seda kohta, mis liimist lahti tuli. Timelapse'i peale tagasi.
nii, see rulliga tegemine on tegelikult mul katsetus oli sel hetkel ja see tavaline rull ei olnud kõige parem selle jaoks. Ehk siis kuna tegemist oli nii-öelda EPA või PVA või mis iganes või selle polüestri rullimiseks mõeldud rulliga, siis tal on ribid sees, et tegelikult täisrull oleks palju parem variant olnud, et see ribid olid lihtsalt liiga kitsad, et ta tahtis nagu läbi, pigem nagu pitsa lõikamisrull tahtis nagu läbi lõigata, mitte ei tahtnud nagu sinna nurkadesse lõigata, suruda seda plastiliini. Nii, siin ma siis parandan natukene seda plastiliini asja, et mul on nüüd see flants on siin täielikult ära liimitud ja täidan siis seda tühimikke selle plastiliiniga, muidugi üleliigse lõikan maha. Siuke paras käsitöö, siuke natukene skulpturisti siis skulptuuri tegija, skulptori mulje jääb iseendast. Nii, siit ma lõikan veel üleliigset kuumliimi maha ja siis täidan sealt mingit vahet selle plastiliiniga, et ma tahan, et ta kindlasti ühte kindlat moodi oleks mul see vorm, et ma ei saa nagu lasta igasse suvalisse nurka sellel PVA-l või sellel keelkoutil nagu vajuda. Ja siis siit ma siis täidan nüüd ära seda vormi servast, et siit ma ei pannud seda 1 millimeetri maksust kihti alla, et siin on niisugune võimalus siis, ütleme siis võimalus, ehk siis seal on niisugune painde raadiuspleki sees, siis pleki raadiuse ma täidan selle plastiliiniga ära. Ja siis niimoodi õrnalt, mitte nagu sügavalt korraga palju, vaid nagu väikeste kihtide kaupa tõmban seda plastiliini siis selle jätsipulgaga maha, et kui ma läheksin ühe korraga väga sügavale, siis ma tõmbaksin selle riba sealt seest hoopis välja. Et siis niimoodi vähehaaval, mitu korda. Nii, väike video siis sellest, kuidas see siis valmis on saanud praegu sellel hetkel see vorm. Et siit on natuke nurga taha läinud. Aga sellest pole hullu. Siukene. Siin on 3 täpikest. See tuleb pärast siis vormi poole peal välja lehvida. Natuke kehva nurk. Ma loodan sellega hakkama saada ilusti. Siin on kuumliimi natuke välja tulnud, aga kuna see on selline koht, mis ei ole detaili peal oluline, siis vaid see on vormi osa, siis ma jätangi selle niimoodi ja loodan, et midagi halba ei juhtu. Siin on vorm päris peenike, aga see pole ka oluline, et lai oleks, see on siukene kitsas koht tuleb siin, ma näitan selle peal. Et siit tuleb see liitekoht 2 vormile, siis mis mul tegemata on jäänud. Vot, väga hea. Mul on siia ühed kolmnurgad tegemata jäänud. Ma oleks praegu ära unustanud ääre pealt. Nii. Seda nurka võiks natukene timmida, aga see jääb auto alla, see pole vahet. Nii. Siit on kõik väga hea. Natuke krunti on veel, aga see pole oluline enam. See nurk ei tulnud kõige paremini välja, aga mitte kõige halvemini ka. Et ma olen suhteliselt rahul. Nüüd ma pean veel lukukohad tegema. Nii, ma näitan nüüd ühe selle püramiidi tegemise normaalses vaates ka niimoodi, et on aru saada, mis ma teen. Kõigepealt siis läheb pehmeks muidugi käte vahel. Ja panen ta kuskile siia meelepärasesse kohta, meelevaldselt suhteliselt.
vajutan ta sirgeks, et ta sirge põhjaga oleks pärast see kolmnurk ja ta jäi siia külge hoopis. Proovime uuel katsele. Nii, sellega tuli palju parem. Ja nüüd ma siis lõikan siukse nurga alla. Nagu püramiid ikka. Nii, ja siis teine teistpidi. Nii, ja peaaegu on püramiid valmis. Ma ümarladan need nurgad ära, et niikuinii teravat nurka on raske saavutada päris elus. Et siis ma ümardan need nurgad ära. Nii, ja põhimõtteliselt sellega ongi püramiid valmis. Ma olen jälle siuke pedant, et vaja kõike mega palju võõruda. Nii, aga sellega ongi püramiid valmis. Kuna mul siin on tühja maad, midagi jäävad selletada ei ole. Siin ma puhastan PVA-st oma püssi, et see püss tahab seal otsast ära kuivada, et sinna kui mingi PVA tilk jääb, siis seda tuleb puhastada sellepärast, et muidu ta ei pihusta korrektselt. Ja ma panen suhteliselt tuimalt siuke 3 kihti PVA-d ja päris paksult, et tegelikult on seal oht, et kui läheb jooksma, siis tekivad tilgad peale. Esiteks, et paks kiht kuivab kaua, eks ole, aga need tilgad jäävad nii detailile kui vormile sisse. Ehk siis, kui ma teen praeguselt vormi, siis vormile jäävad tilgakohad sisse ja need pärast tilgakohad kanduvad ka uuesti detaili üle. Ehk siis need asju tuleks tegelikult teha päris põhjalikult. Siis ei peaks parandama hakkama. Mis ma siin vahepeal teinud olen? Nüüd läheb juba teist kihti keelkõuti, et esimese kihti keelkõuti ma segasin sisse punast aerosolvärvi ja see siis annab, see on minul siis see eesmärk, et kuna ma hakkan tegema valgeid detaile, et ma valgeid detaile tehes näeksin, kus ma olen kandnud valget keelkõuti, et siin ma kannan muidugi teist kihti valget keelkõuti jälle peale, siis on ka ilusti näha, et kust kohast ma seda juba keelkõuti olen pannud ja kust mitte. Et see roosa on nagu üheks kihiks, et vahet ei ole, kui palju seda punast sinna panna, et see jääb ikka ühesugune roosa on minu kogemus praegu selline. Ja siin ma nüüd jälle riietun ennast polüestri kandmiseks. Et polüester haiseb nii palju, et ja tegelikult polüestriga tegeles mul on see aeg palju pikem, kui ma seal aega veedan, et kui keeliga, ütleme siuksene, selle samale poritiivale läheb keeli katmine võib-olla 10 minutit maksimum põhimõtteliselt, siis siin riide ja selle polüestriga ma ilmselt vist tegelesin kuskil 2 tundi. Ja kui saad 2 tundi selle gaasi keskkonnas, siis kuidagi hästi mõju ikkagi, ebameeldiv on olla ja tegelikult ja see on tõesti tavaline tolmumask, nagu ma ühes videos ütlesin, et nii kui ma seal samas ruumis olles selle maski peast maha võtan, siis koheselt on tunda, et nüüd ma olen mingis gaasikeskkonnas. Tegelikult see täiesti tavaline tolmumask töötab väga hästi. Ja siin siis läheb 2 kihti seda 600 matti. Kasutan siis 2 kihti sellepärast, et esimese kihiga on raske saada pihta kogusele. Ehk siis tuleb kohti, kus jääb puudu, tuleb kohti, kus jääb palju. Ja siis, kui seda kus kohas on palju, siis kus on puudu, sinna muidugi kallad juurde. Aga kus on palju, siis seda on nagu raske sealt kätte saada. Ja siis teise kihi ma rullin esimese sisse. Ja sealt, kus oli siis esimese kihi palju, see siis hakkab teisest kihist läbi tulema. Selle ma rullin laiali ja kus siis jääb puudu, siis sinna ma panen natukene
juurde, eks ole. Ja siis sellega ma saavutan selle, et mul on suhteliselt ühtlane kihipaksus. Ja see detail ise või no siis antud juhul vorm on ka ühtlase paksusega. Eemaldamise juurde, et eemaldan siis muidugi need flansid, ma kasutan brake cleanerit, brake cleaner aitab kuumliimil lahti tulla. Ta küll ta ei tee nüüd niimoodi lahti, et nagu täitsa küljest ära kukub, aga oluliselt lihtsamaks teeb selle eemaldamisprotsessi, et ta ei nakku enam nii kõvasti. Et piserdad ja mingi minut aega umbes ootad ja ta töötab väga hästi. Terava asjaga veel vahele minna, seda üritada sinna vahele suruda seda brake cleanerit, siis ta tuleb veel paremini lahti. Muidugi oleneb pindadest, et plastiku pealt tuleb brake cleaneri abil see väga hästi lahti. Ja nüüd, kui detail on nii-öelda flansid on eemaldatud, siis ma kujutan ette, et väga paljudel, kes sellega tahavad tegeleda, neil on väga suur soov see detailselt välja võtta, et vaadata, et kuidas see asi siis välja näeb. Minu soovitus, mitte mingil juhul seda teha. Probleem on selles, et kui sa teed mitmeosalist vormi, nagu teen mina, siis sa teist korda ei saa seda detaili enam sinna kinni. See jääb nurkadest irvitama. Põhimõtteliselt võiks nagu liimida seda sel juhul, aga see on niisugune tülikas töö. Ehk siis pigem trimmi servad maha, mis üleliigsed on. See servade trimmimine on selle jaoks vajalik, et kui sa hakkad nüüd teisi kihte tegema, et see üleliigne serv lihtsalt kokku ei liimuks omavahel, et lõikad selle serva maha ja see asi on juba ilus, et ta ei hakka sul midagi seal narvendama ega midagi sellist. Ja siis seda detaili kindlasti mitte välja eemaldada sealt vormist, et natukene aega veel ja võid seda hiljem teha, et ma saan aru, et kingituste avamine on alati selline põnev protsess, aga see pole praegu hetkel see koht. Kuna mul selle hetkel midagi rohkem väga otseselt rääkida ei ole selle detaili kohta, siis ma võib-olla räägiks tehnilisest poolest, et mida ma videotegemisel kasutan ja mis mul üldse probleemid on. Et ma olen siin nädal aega seda videosid üritanud teha, seda videot, mida te just praegu vaatate, ja ma olen suhteliselt frustreeritud ausalt öeldes. Et näiteks te näete, et siin see vilkumine sees ja ma olen tegelikult üsna pahane selle GoPro kaamera peale. Ma alguses ei teadnud seda, ma sain siin mingi kuskil poole pealt lähevad need kaadrid päris ilusaks juba. Et automaatne shutter speed on mul peale pandud. See on siis nagu mitte peale pandud, vaid ta on siis tehase algsäte nii-öelda. Ja mul on laes mingisugused leedid ja need vilguvad. Ja olenemata sellest, et kas on 50 või 60 Hz see nii-öelda anti-flickering kompensatsioon olemas, 50 või 60 Hz oleneb sellest, kas sa oled USA või sa oled Euroopa põhimõtteliselt, et see võrgusagedus on erinev ja see on mõeldud hõõglampide ja siuksed luminofooride jaoks, aga leedid töötavad natuke teistmoodi ja siin mul jäi see vilkumine sisse, see on väga häiriv. Et ma üritasin seda kõvasti parandada, aga kahjuks see väga hästi välja ei tulnud, et pigem ta keeras hoopis selle videopildi kvaliteedi veel rohkem ebameeldivamaks. Siukseks värvid läksid ebameeldivaks ja
aga mis siis jah, et kuidas ma avastasin selle, et ma kuna mõtlesin, et kuna see on siuke mustvalge vilkumine või noh, heledaks tumedaks läks, et äkki on tegemist mingisuguse valguse probleemiga, ehk siis noh, auto brightness või midagi on. ja siis ma näppisin neid seadeid ja siis kõige parem seade oli shutter speed 2 korda kiirem, kui on nii-öelda frame rate siis, ehk siis kaadrisagedus. ma vist kasutasin 24 kaadrisagedust nendes videodes enamjaolt ja see on siis video tegemisel konkreetselt. ja siis shutter speed'i panin 48 peale jah, topeltsuurus. küll aga ei saanud ma sellest lahti siis, kui on nii-öelda timelapse, seal mul sellist võimalust ei ole ja siia jääb see vilkumine paratamatult ikkagi sisse. Õnneks ta ei ole nii intensiivne, kui on ta videode puhul. et ja siis tehniliselt, mis ma siis kasutan, ma kasutan Vegas Pro 20 antud hetkel selle video redigeerimiseks ja siis noh, mingid efektid võib-olla kui vaja ja siis videopildi parandamiseks ka. et Vegas Pro andis võimaluse neid anti-flickering nii-öelda eemaldada, aga noh, ma ei jää selle tulemusega rahule, et ta pole ilmselt päris sellise vilkumise jaoks mõeldud nagu minul siin on, et ilmselt on mõeldud selliseks valgusallika vilkumiseks, aga mul on siis nagu mitte allikas, vaid valgus ise, terve ruumi valgus vilgub. ja mis ma siis vahepeal teinud olen, et ma olen siin teise flanssi juures, et siis kapotipoolne flanss on siin mul liimitud. siin ma tegin tegelikult ühe vea ka ja seda te näete kohe päris peatselt, et ma ei pannud tähele ühte väga olulist asjaolu. et ja siin ma nüüd siis täidan jälle plastiliiniga neid üleliigseid või noh, ütleme siis servasid, kuhu taha ma ei taha, et see plastiliin jõuaks või see keelkate siis nagu valguks. et ma panen selle sinna peale, istun seal toolis rahulikult ja täidan need kohad kõik ilusti ära. Siukene päris pikaajaline töö. ma tegin seda, kogu see projekt oli mul 2 nädalat. ma muidugi ei teinud seda nüüd päris iga päev, et see ei ole minu igapäevatöö üldse. et minu igapäevatöö on midagi täiesti muud. mina tulen koju ja siis ma noh, ütleme siuke 3-4 tundi, muidugi oleneb päevast, oleneb mis muidugi protsess on parasjagu, et siuke 3-4 tundi võib-olla päevas teen, võib-olla 2 vahest. et kui on mingisugune siuke plastiline tegemine, siis ma võin seda 4 tundi ütti teha, et mul ei ole probleemi. aga mõne teise asjaga on niimoodi, et noh, tuleb oodata vahest, eks ole. kas siis mingi asi kuivab või noh, näiteks pahteldamine, et kui ma siin see augu sisse tegin, siis ma pahteldasin. noh, võib-olla ma leian mingisugust teist tööd ka samal ajal teha, aga siis ongi, et ma teen seda pahteldamise ära ja siis ma lähen pool tundi põhimõtteliselt, noh, istun arvutis, eks ole. et ja siis ma lähen tagasi ja lihvin selle maha ja siis ma krundin kuivama ja siis ma lähen jälle arvutisse tagasi. noh, või kui ma just midagi muud tarka teha ei viitsi või mul midagi muud tarka teha pole. aga jah, et siin on nüüd see serva täitmine selle plastiliiniga ja siis ma lõikan ilusti selle üleliigse plastiliini maha muidugi. muidugi plekkidel on, kuna see on auto päris plekk, eks ole, autoplekk ja seal on mingisugused kortsud sees, siis need on natukene tüütud, aga noh, need jäävad siis vormi sisse ja needsamad kortsud hakkavad olema ka siis tulevikus detailide sees, mida ma tegema hakkan sinna sisse. nii. midagi tarka mul vahepeal jälle rääkida ei ole. minu jaoks on kell päris hiline, ma laven praegu peale seda 8 minutit peale südaööd. mul on homme tööpäev. ma niigi magasin eile vastu tänast väga vähe, et kell 1 öösel sain alles koju. väike viperus juhtus, nii et ma olen juba maganud väga vähe ja nüüd tundub, et magan veel vähe, sest et ma lihtsalt tegelen selle videoga. nagu ma ütlesin, ma olen nädal aega üritanud selle videoga tegeleda ja tegelikult ma ei ole üldse rahul selle Vegas Pro tarkvaraga. mul oli alguses kasutusel Vegas Pro 19, aga siis mul läks, ma sain falli valmis ja siis
midagi juhtus sellega ja see juhtus nii-öelda corrupted ja ükskõik mis muudatus ma tegin, Vegas Pro jooksis. nii, ma rääkisin mingi hetk siis vaost, ehk siis kui ma siia vahele kallan seda keelkõuti, siis siia sisse võivad jääda õhumullid. Siis on mul seesama hambarsti tööriist ja ma lihtsalt sõidan selle niimoodi läbi. Siis see võtab osa mulle vähemaks vähemalt. Kui mitte kõik, siis vähemalt osaliselt. Et seda ei pruugi jääda, aga et kindlustada, et see probleem ei tekiks. Läksime nüüd tagasi uuesti tavalise timelapsi peale. Ja siin ma nagu näha oli, ma kasutasin taskulampi, kaalusin taskulampi selle pärast, et aru saada, kas kaal on tasakaalus. Et probleem on siis selles, et kui kaalu all, kaalul on 4 jalga ja kui seal ühe jala all on mingisugune kas tükikene või tal on puudulik midagi, siis ta hakkab valet numbrit näitama ja kui ma panen sinna peale kahe kaalu vahel taskulampi tegelikult, et kui isegi peast ei tea seda, siis mõlemad kaalud peaksid näitama samasugust numbrit. Ma võrdlesin neid ja leidsin, et kaalud on kasutatavad. Ja sellega ma segan siis kokku kaalu järgi muidugi need ained, kahekomponentsed siis keelkoodid. Et muidugi mul on juhtunud, et kaal on valesti, ta ei ole kalibreeritud nii-öelda ja siis kõvendit saab liiga palju ja siis toimub see, et kõvenisprotsess hakkab pihta enne seda, kui ma jõuan oma tööga valmis. Siis on mõnest raisku läinud töö ja raisku läinud materjal. Ja siin on siis teine kiht. Ma olen särgi ära määrinud, et ma tõmbad atsetooniga kokku. Nii, ma tahan teile midagi näidata. Siuke väga huvitav tekstuur on tekkinud. Tundub, et see on üles käinud. Ma pole siukest asja veel varem näinud. Ja ma ei tea, mis sellega on. See on ainult selle ühe plaadi peal. Detail ise ja siit poolt on kõik korras. Mis siin juhtunud on? Tegelikult ma tean, mis siin juhtus. Mul jäi kile alla ja kile keeras üles ennast. Seesama kile, mida ma eemaldasin mingitel hetkedel. Okei. Olla, et tegelikult ma teadsin varem juba seda probleemi, et see kile reageerib. Ma olen ühe korra selle sama asja astunud. Mitte küll sellisel juhul, et mul oli nagu flansi peal see kile, vaid ma kasutasin kilet flansina. Ja siis see kile niimoodi käis üles samamoodi, mitte küll nii nagu tihedalt nagu siin oli. Ta oli pigem lainetus oli palju suurem. Aga jah, et ma olen seda asja olukorda varem näinud ja siin ma nagu ei tabanud selle esimese hooga muidugi ära, et vaatluse käigus, analüüsi käigus sain aru, mis siis juhtus. Aga see ei olegi väga suur probleem iseenesest, et selle saab tagantjärgi kõik ära täita. Nii, teine kiht, keel ja puhastasin pinslit. Ja siin ma vist nüüd hakkan vaiguga tegelema, ehk siis kaalun vaiku jälle, 1% vaik, pikk tööaeg. Ja kaalun riidega peale. Keerasin kaamera õiget pidi. Ja siin on nüüd niisugune väikene probleem, et kuna see detail on päris niisugune suur ja tülikas, siis ma üritan lihtsalt ühe keeramisega hakkama saada. Et kahe inimesega tegelikult oleks päris lihtne seda teha, aga üksinda on nagu keeruline. Siis ma teen niimoodi, et ma teen 2 kihti korraga ühele küljele ja siis ma teen 2 kihi vahele teisele küljele. Kannan seda siis vaiku. Et siin ongi näha, et kui on lihtsalt see, et läbi 2 kihi korraga on nagu raske saada, siis ma nagu üritan 1 kihi alla ja läbi teise kihi siis rullida ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin siis nagu esimene pool on siis nagu peaaegu valmis. Et siis teine kiht siis nagu lopendab parasjagu, et niisugune või nagu ta on. Ja siis ma siis keerasin detaili ümber ja lasen gravitatsioonile oma tööd teha, et vastu seina. Seda rullida on nagu niisugune väga tüütu töö tegelikult, et ikka gravitatsioon, kallad vaigu peale ja siis lükkata laiali lihtsalt. Põhimõtteliselt rullita laiali.
ja muidugi võiks olla niimoodi, et kõigepealt kallad vaiku ja siis paned riide või kanga või siis mati paned peale ja siis rullid seda materjali nagu altpoolt ülespoole. Et kui panna lihtsalt seda matt detailile ja seda siis rullida nagu ja kallata vaik mati peale, siis ei pruugi tulla kõik need õhumullid sealt välja. See on nagu siuke natuke tüütu töö. Ja siin ma unustasin siis kaamera keeramata, et ma teen tööd ära, aga välja, mis ma sellest pimedast nurgast seal ikka vaatan, kust midagi näha ei ole. Ja siin ma siis nüüd järgmine päev eemaldan flantse. Ja siit oli näha korraks seda kilet ka, et mis seal siis kaasa tuli. Et see ei olnud see PVA kiht, vaid see oli täitsa see kile, mis nüüd selle tuksi keeras selle pinna. Kuna ma siin midagi tarka nüüd jälle rääkida ei ole, siis ma vahepeal ütlen, millega ma seda asja peale räägin. Ehk siis Sony Vegas Pro lubab otsest streamingusse peale rääkida. Nii-öelda drafti ma räägin peale. Mikrofon osutus mulle väga halvaks. See oli monos rääkis. Siis ma leidsin võimaluse, et ma olen ühendanud oma telefoni lauaarvutiga ja ma räägin telefoni mikrofonisse, telefoni peal ja ülihästi töötab ja selleks ma kasutan Vomic Client, sellist tarkvara. Tarkvara läheb siis telefonisse, teine osa läheb arvutisse ja ma ühendasin ta Bluetoothi kaudu. Algus oli mul Wi-Fi kaudu, aga Wi-Fi kippus lõikama ja mingi täristama ja sellised probleemid tekkisid. Et ma ostsin Bluetooth adapteri lauaarvutile ja see töötab nüüd väga hästi, et heli on puhas ja ma olen väga rahul. Muidugi mingisugused matsutamised ja hingamised jäävad ikkagi peale, et see natuke häirib, aga ma loodan kõik saavad aru, et siuksed inimlikud probleemid ikka juhtub. Aga kohe on siis väike video sellest asjast. Nii, see nüüd siis vaat ja jätkame siis kolmanda flansi tegemisega. See on siis nüüd uksepoolne serv. Kuna mina olen siuke koonor, et ma ei taha, see materjal on päris kallis ikkagi. Siukene, see väiksem plaat vist oli 15 eurot ja pikem plaat oli 20 eurot. Et ma siis lõikasin sealt selle paraja jupp endale ära ja seal on juba sisse eelmisest korrast on mingisugune lohk sisse kuumutatud mul, siis nüüd ma eemaldasin selle muhu niimoodi ära, et ma ajasin materjali uuesti kuumaks ja panin 2 sileda klotsi vahele siis jahtuma. Ees jahtus siis siledaks ja see oli kasutatav järjekordselt. Siin ma muidugi lõikan nüüd, siin on niisugune väike probleem, et see serv, mille peale plants läheb, ei ole paralleelne selle vormiservaga. Ehk siis serv tuleb sisse poole, mul ei ole väga lihtne just seda kaart paika panna, et siis ongi niimoodi, et ma lõikan, joonistan mingil maali ära, siis lõikan, panen paika ja siis ma hakkan järgi painutama. Muidugi see plastmass on nagu ikkagi piisavalt paks, et 3 mm vist ma ütlesin, ma tegelikult mõõtnud seda ei ole. Et kuna ta on siukene ikkagi tahab ennast sirgeks suruda, siis on siukene päris, see on üsna tüütu töö tegelikult siukene, et see on nagu siukene halb koht, kus sellega paratamatult peab tegema, aga ei ole paremaid võimalusi, ütleme niimoodi. Siin ma vahepeal lasin seda soojaks, lasin terve nurga soojaks, oli selleks, et ma saaksin sealt ukse nurgas olevast detailinurgast siis, kus on siis nagu järsem pööre, et ma saaksin selle koha pealt siis painet teha. Ehk siis ma lasen selle plastiku soojaks kuumafööniga. Kuumafööniga on tuleb väga ettevaatlikult teha, sest et tundub, et see plastik läheb päris lihtsasti keema. Et ta peaks olema küll soe, et siis ta on pehme ja ta paindub hästi. Aga kui minna selle 600 kraadiga peale, mis see mul föön välja annab, siis ta tahab nagu kõrvetama hakata ja ta ei ole enam sile selle koha pealt, see plastik. Ta läheb siukene nagu, ongi siukene kõrbend pind jääb põhimõtteliselt alles, et isegi kui ta värvi ei muuda, siis see pind on ikka kõrbenud.
et siis olla niisugune pigem ettevaatlik, noh muidugi 600 kraadiga on nagu selles mõttes hea lasta, et ta läheb kiiresti, et sa ei pea liiga kaua sellega aega viitma, selle soojendamisega ja pehmeks tegemisega. aga noh, riski külg on see, et sa kärtsatad ta läbi. ja ma olen üsna pedantne selle koha pealt siin nagu näha, et ma väga palju näen vaeva selle flansi jaoks, kuigi tegelikult see pole üldse oluline, et ma võiksin natuke laadamalt seda asja võtta. et see koht iseenesest jääb ütleme siis poritiiva sissepoole ukse serva, et seda mitte keegi mitte kuskilt ei näe, et aga noh, minule meeldib ikkagi asju nagu niimoodi põhjalikult, ütleme niimoodi teha. ja flants on nüüd siis paigal, peaaegu, siin on mingisugune nurk, mis vajab veel pehmeks tegemist. ja ma siis panen kindla ette, et kuna see plastik on siis kuum ilmselgelt, kui ma selle kuuma fööniga seal möllan, siis palja käega ei taha seda katsuda, et siis kuuma fööniga anda pehmeks ja siis kinnastatud käega ma surun vastavalt kujusse. noh, 4 näppu annab suruda 4 erinevasse punkti ja ma saan selle kujupinna sealt kätte. ja siis liimisin ta niimoodi ära. siin mul tekkis selline probleem, et ma liimisin 2 poolt, aga keskelt jätsin liimimata ja siis nüüd ma üritan seda plastikut sealt pehmeks saada, et ta ikkagi selle joonega tasa oleks. ja need pulgad ja lõksud siis hoiavad teda nagu paigal. puhun peale, et ta natuke jahtuks, et ta läheks natuke kiire, muidu peab kaua kinni hoidma käega, et see on niisugune natuke rumal koht, kus ei ole võimalik kuidagi nagu toetada, ütleme niimoodi. seal on siis mingid lõikekohad pleki sees, mis on ilmselt siis stantsimise jaoks. ma need lõikekohad katan ka kinni, et midagi läbi tuleks. ja nüüd ma alustan siis skulptoritööga jälle. siit ma lõikan maha üleliigse kuumliimi, mis siis nagu teiselt poolt välja valgus. ja siis ma katan selle vahe plastiliiniga ja üleliigse eemaldan jälle selle pahtelabedega. seal on vaatamise rõõm. see, et ma natukene üle minuti veel jäänud. keda ei huvita, see skipib edasi. jälle on siis EPO-ga katmine. mul on kodused riided seljas. EPO on niisugune asi õnneks, et ta väga ei määri, et isegi kui ma peaksin selle EPO-ga kokku saama ja oma riideid nii-öelda nagu määrima, siis see tuleb ilusti pesus välja, et ta lahustub vees nii kuivana kui ka siis sellisena nagu noh, kui ütleme siis riid on määrunud, siis ta kuivab ilusti ära. ja sinna ma panin siis vahepeal mingid tellised alla, et paremini sinna serva PVA-d peustada. ja ma olen detaili püsti tõstnud, et see on kõige parem versioon, kuidas keelkatet peale kanda.
ülevalt alla vaade. roosat värvi jälle. Esimene kiht, ei osanud arvestada, kui palju mul seda vaja läheks. nii et mul on seal üks teine detail või siis ütleme vorm ja kus on mul mingid flansid sees, et ma kallasin üleliigse keeli kandsin sinna lihtsalt. siin on siis teine kiht seda. ja selline, sinna avaldesse ta ei taha hästi vajuda. aga jah, siis sinna ma katan selle üleliigse, et niisugune hea versioon, et kui silma järgi mõõdad, eks ole, et ei oska öelda, palju kulub, siis oleks hea, kui on kuskil koht olemas, kuhu see üleliigne ära kasutada. ja nüüd me läksime vaigu peale. mask ette, põlve peal. ja ma panin tooli endale alla, kuna see vorm on päris kõrge, siis tooli pealt ma siis katan seda. ja ausalt öeldes ma mäletan, et vist kell oli jälle hiline. ma olin üsna frustreeritud selle töö tegemisest juba. tahtsin kiiresti asjaga ühele poole, et ma kallasin sinna suhteliselt tuimalt nagu väga palju vaiku lihtsalt sisse. ja siis üritasin nagu kiiresti rullida, et ma väga põhjalik ei olnud, et pigem üritasin nagu lihtsalt kiiresti hakkama saada. mingi väike tükk oli puudu jäänud, et mul ei rebitud sealt. ilmselt kuna ma enamus ajast tegin seda matti, mitte ei lõika seda, vaid siis juhtus niimoodi, et mingist nurgast jäi puudu ja siis ma võtsin selle üleliigse mati kuskilt mujalt ja panin sinna nurka. ja siis ma lõikan mingid üleliigsed servad maha juba enne seda, kui ta on kõvenenud ja ma kasutan neid samu servasid kuskil servade kõvendamisel siis. aga saab see piin kohe varsti läbi, et natukene on jäänud. natuke veel rullida ja siis on muidugi rullide ja pintslite pesu. no pintslid viskan minema, aga rullid ikka tuleb puhtaks pesta. ja käärid ka muidugi. nii, antud videoga oleme siis ühele poole saanud. vormist väljavõtmise vaatame järgmises videos. pange like ja subscribe ja näeme jälle.